Mu isa ütles kunagi, et lootus sureb viimasena. Ta ütles seda siis, kui meie koer Toby oli kaduma läinud ja näe imet. 6 aega hiljem leidiski Toby tee koju tagasi. Võib öelda, et lootus kandiski vilja. Seal on mina, Loore. Ja need pärdikud. Need pärdikud on minu süda ja mõistus. Gustav ja Maria. Ilma nendeta oleks elu täitsa igav. No me kasvasime koos üles ja mis teha? Olemegi uue generatsiooni 3 musketäri. Ja tema on minu ema Katrin. Peale emaga kahekesti jäämis tundus, et igasugune mõte tervest maailmast on lihtsalt kadunud, kuid nagu ikka. Aeg parandab haavad ja elu läheb edasi. Ja tema on Daniel Rogers. Minu suurim eeskuju. Need jõulised pintslitõmbed ja erksad toonid juhatasidki mind kunstini. Nüüd on maalimisest saanud minu kirg. Üle kõige tahaksin ühel päeval külastada Daniel Rogersi isikunäitust. Vot, see ongi minu suurim unistus. Elu loksus tagasi rööpasse ja peale põhikooli sain VHK kunstiklassi sisse. Kuid ühel päeval avastasin, et enam ei jaksa. Lihtsalt ei jaksa. Päevast päeva muutus asi raskemaks. Algul arvasin, et tegu on vitamiini puudusega, kuid kui mu kehakall järsult langes ja kadus ka söögiisu, tundsin esimest korda hirmu. Lõpuks olin niivõrd kurnatud, et otsustasin rääkida oma tugevast kõhuvalust emale, kes mu koheselt ka arsti juurde viis. Mõne aja pärast saabusid tulemused. Kaugele arenenud kõhunäärme vähk. Ravi on olnud raske. Esmalt operatsioon, millega eemaldati osa minu kõhunäärmest. Keemiaravi, mis on justkui ka keemiline pesu minu juustele. Ja tabletid, millest saaks luua kas või 3-käigulise õhtusöögi. Ei kõla just väga hästi, aga virisen, mis ma virisen. Lõppude lõpuks hoiab kogu see kompott ju mind elus. Lootus, et paranen, muutus juba uskumuseks. Aga ühel päeval see usk kadus ja niisamuti ka lootus. Aga kas me ei saaks näiteks raviannuseid suurendada? Testi tulemused näitavad, et sellest ravist ei oleks enam kasu. Antud olukorras võib see isegi saatuslikult mõjuda. Saatuslikult? Aga mingi teine võimalus, kogu aeg ju avastatakse uusi ravimeid, uusi võimalusi, alternatiivseid. Aitab! Ravi ei toimi ja kõik. Loore, kulla, palun. No, ma tahan lihtsalt normaalne olla. Me püüame vältida olukorda, kus ravi tekitab pigem kahju kui kasu. Aga ma luban, et me anname endast kõik, et leida uus ja toimiv ravi. Ma võib-olla saan endale uued prillid. Päriselt? Ja mõtlesin nagu, mis kujuga osta. Ja siis, ma mõtlesin, ma ostaks sellised ümmargused, vaata nagu sinu. No ma ei tea, kas sulle, kandiliselt, vaata, sul on nagu selline suhteliselt nagu, ovaalne nägu, ma arvan, et need ringid nagu. Tšauki! Tulge edasi. Sellega on küll perses. Mul on nii kahju. Saame hakkama. Kuigi vabandust, et kurva meeleolu rikun, aga mul vanaema ütles, et ta tahab backflipi õppida ja siis ma jätsin ta batuudi peale. Ja
aga te ei pea minu pärast muretsema ju. Minuga saab kõik korda. Kõlab juba nagu mingi armastusfilm. Gustav. Vabandust. Jaa. ¿Cómo estás? Maria! Sa ei kujuta ette. Daniel Rogersi Helsingi näitus tuleb Eestisse. Eestisse? No, kuule nüüd. Vaata, seal näituse saalis oli mingi tulekahju olnud ja terve keskus pannakse kinni. Ja noh, teist nii suurt kohta ei olnud Helsingis võtta ja noh, siis tulebki Eestisse. No, ma ei usu sind, Maria, ma pean üle kontrollima. Ma tulen täna sinu juurde, teeme nii. Ma tulen sinu juurde ja siis räägime. Okei, õhtul, jaa, okei. Hea küll, davai, tšau! Mis juhtus? Daniel Rogers tuleb fucking Eestisse! Vaata. Siin on piletid ja siin on, näed, toimub kummus ja vaata, siin on hind ja... Mul on nii hea meel. Lähme ja... Lähme muidugi. Lähme. Ma mõtlen midagi välja, ära muretse. Ma teen selle toimima. Jaa. Ei tead, las ta jääb. No kuidagi ikka saab ju. No muidugi saab. Hakkame kas või pudelit korjama. Jah, Gustav, sellepärast, et pudelite korjamine on ainus viis, kuidas raha saada. No ma üritan vähemalt ideid genereerida. Kuulge, see on väga armas teid. No aga mis võimalusi veel on? No midagi peab olema. Kuule, aga kui teeks äkki heategevusliku kinoõhtu naabruskonnaga? Mida? Noh, sul on ju projektor olemas ja sinul on õues ruumi küll, aga jumalast tehtav. Paneme valgustid üles, mina teen flaierid. No? Tšiki-piki. Ma ei tea, teeme. No, teeme ära. No, teeme ära. Lähme käppa ka. Jaa. Kätel on veri, su silmades vesi, kui soolane meri su endasse rebib ja sulle meeldib mõelda sedasi, et pole mõtet minna edasi. Mõtted nii mustad ehk põhjus, miks nutad ja märkled su taustast on kirjas neil kaustas. Neile meeldib mõelda sedasi, et mitte keegi ei tea neist midagi. Ja sulle meeldis mõelda sedasi, et sul lugu ei huvita kedagi. Palun mõtle veel kord, mis sa teed. Eluteel, kui vaatad kõrvale, heites end teadmatusele. Mõtle veel kord, mis sa teed. No tervitus. Kaastage edasi, olge lahked, näed. Sealpool on, noh, näete. Palun mõtle veel kord, mis sa teed.
pikki jäid. Teaksid vaid, kui palju liblikaid mu leekidesse sööstes leidis otsa. Siis kustusin ka mina. Tere! Palun 2 piletit Daniel Rogersi näitusele. Üks hetk, palun. Mul on kahju, aga kõik piletid on juba eilsest välja müüdud. Mitte ühtegi piletit pole. kas te olete kindel, see on tema eluunistus? Ma saan teie murest aru, aga kahjuks on piletite arv piiratud ja me ei saa saali üle rahvastada. üle rahvastada, millest me räägime, me oleme 2 soovime ainult 2 piletit, mis üle rahvastatakse? Neid näituseid tuleb tulevikus veel, ärge muretsege. Võib-olla ma saan pakkuda teile mõnda alternatiivnäitust. Aitäh! Suutsime olukorra stabiliseerida. Kõik peaks nüüd hästi olema. Jumal tänatud. Te kutsusite abi väga õigel hetkel. Natuke veel ja kõik oleks võinud minna juba teisiti. Ma ei tea, kuidas teid ära tänada tõesti. Aitäh teile. Aga kui peaks esinema sarnasest väiksemaid kõhuvalusid, siis tehke lihtsalt sooja sellele kohale. Ja samuti aitavad ka tabletid, mida Laura juba 2 korda päevas võtab. Just. Ja meie lubaksime teid nüüd koju. Veel kord suured tänud teile. Loore Karis, hakkame minema. Teie tõld on saabunud. Nii. Ära ehmu. Aga see kindlasti meeldib sulle. Meil on väikene üllatus sulle valmistatud, aga kõigest väikene. Pisitillukene. Need on minu pildid ju. Ja on küll. Seda ole. Kas need on Daniel Rogersi pildid või? Ja on küll. Kui ilus. Millised värvid. Tere, Lore. See Daniel. Tere. You wanna talk? Yeah. No. I'll help you. I saw your drawings. I like them. Really? Yeah. I tried to, cover it up with some white color, but it was a man, a naked man, trying to jump into the water. And he started drowning in that water, but then I continued painting. Daniel, muchas gracias. No, de nada. Vale. Mu isa ütles kunagi, et lootus sureb viimasena. Kui Toby tagasi koju jõudis, oli ta kõige õnnelikum hing, keda ma kunagi näinud olin.
Paari nädala pärast tuli ta kahjuks näljast tingitud tagajärgede tõttu magama panna. Alles olin ma olnud kõige õnnelikum laps maailmas, kui ma ennast taas ribadeks nutsin. Isa lohutas mind too päev ja ütles, et Toby sai olla oma viimased hetked koos armsamatega. Tema lootus säilis ja ta jõudis koju. Kuigi mu ravi ei toiminud ja ma ütlesin, et lootus kadus, siis elu juhatas ta taas minuni tagasi. Mu viimased nädalad olid imelised. Et lootus ei kaoks, tuleb leppida. Rahu jõudis minuni. Ja lootus. Lootus sureb viimasena. Kuu tõuseb looja päikene, vette taha peitu poe. Ning ma tean, piisab väikesest ellusest, et hakkaks soe. Sahara käest lähme üheskoos kaugele, kus paistmas silmapiir. Ei hooli sellest, mis homne toob, vaid sellest, mis kaasa viib. Mu sees lendavad liblikad, sinikad igale poole. Lauseid nad ei moodusta, vaid jätavad kõik minu hooleks.